Sa oled kunagi küsinud endalt, kui suurt mõjuvõimu omab sinu üle hirm saada haiget või hirm pettuda? Pettuda kelleski, milleski, endas, mingisuguses kogemuses. Saada haiget kohtades, kus see miski on sinu jaoks päriselt oluline. Kui palju sa võib-olla isegi ei luba endal mingeid asju ette võtta, ei luba endal avada südant, anda endale või millelegi päriselt võimalust, lihtsalt sellepärast, et kunagi minevikus oled sa saanud väga-väga palju haiget, tõenäoliselt ootamatutes kohtades või siis läinud teele lootusrikkalt ja siis pettunud. Ja ma ei hakka sulle üldse rääkima sellest, et kõrgendatud ootuste lahutamatud kaaslased on valusad pettumused, ka siis, kui tegelikult asjad lähevad palju paremini, kui sa arvatagi oskad. Sellepärast, et ma arvan, et mingi osa meie inimolemusest ja meil vahetevahel on vaja neid ootuseid ja teinekord me ajame lootuse ja ootused omavahel segamini, aga lootust on meil vaja. Eriti siis, kui tegelikult me asume mingile tundmatule teerajale, astume välja mugavustsoonist ja mitte miski väline veel ei kinnita, et see võiks üldse kuhugi välja viia. No tead küll, pime tunnel, aga valgust ei paista kuskilt. Et meil on vaja lootust ja teinekord tasub ka midagi planeerida, midagi oodata ja siis tuleb osata seda õigel ajal vabastada, lahti lasta nendest ootustest, lasta teekonnal kujuneda ja olla avatud ka sellele, et mingid asjad võivad minna täiesti teistmoodi, aga kes seda teab, äkki see ümbersuunamine viib hoopis paremasse, ilusamasse kohta. Kui palju mingisugused minevikus ootamatult jalga astutud roostes naelad takistavad sul täna paljajalu murus kepslemast, kui palju sa tegelikult ei luba endal enam kogeda ja päriselt tunda lihtsalt sellepärast, et kunagi juhtus midagi. Ja tead, see mineviku värk, see juba juhtus ära, sa juba tulid toime, sa said terveks, sa kogesid valu ära. Aga nüüd see lugu, ära astu sinna, ära katsu kuuma panni, võid saada kõrvetada, see lugu elab endiselt sinu enda sees. Ja väga võimalik, et nüüd see lugu, mis pärineb, kes teab kust ja on seotud, kes teab mis olukorraga, on miski, mis hoiab sind tagasi elamast.